morning, Vietnam! Mully Club and Alligator presents. Ladies and gentlemen, as you know, we got something special for you tonight. This is what we call a new rising star. You know what this is? This is Läbulaulud. Ära anda kellapomm, kiire. Müüa kitse sokk, sokil kand nõelutud. Naisel on ühesõnaga mõõt täis, ütleb meele, nii nüüd enam edasi ei saa. Konkreetselt, vali, kas mina või viin. Mees natuke mõtleb, aga kui palju viina? Sõbrad jälle omavahel räägivad, et tutvusin ühe kena neiuga, kurat, võt kus kukkusin sisse, näed, algklasside õpetajana. No mis see probleem siis on? Ei noh, normaalne ju, läksime õhtul tema poole ja siis hakkas pihta reis. Riided pane korralikult, keelt ära näita, ära nihele, kõik tänan, istu 3. Lennuk lendab seal kuskil kõrgemal ja korraga üks reisi hakkab ohkima. Oi, pläed, mul on nii paha, ma hakkan kohe oksele, et pläed, mul on nii kehv olla. Kõrvalt naaber, et vajutage seda nuppu siit, noh, vajutasin, mis nüüd siis? Nüüd stjuardessil hakkas seal tuli põlema. No mida, perset, mul on nii siit, ma hakkan kohe ropsima, see libu ei seisama tuld põlema või? Miks kannavad armeenlased kaela ümber jämedat kuldketti? Et oleks teada, kuhu maani on vaja habet ajada. Mees tuleb arsti juurde, doktor, probleem lihtne, mul ei tõuse. Nojah, hea küll, tulge järgmine kord naisega siis. Tulevad naisega sinna järgmine kord ja naine ütleb arsti juurde, no nii, riietuge lahti, heitke pikali, kõhuli, külli lihtsalt, tehke silda, pange riidesse. Mehele ütleb, kõik on korras, no kuidas, mul ei tõusnud, ma tean, mul ka mitte. Sõbrad saavad kokku üks teisele, et kuule, räägitakse, et sul see uus pruut pidi mingi päris paras peletis välja nägema. Ongi nii või? Ma ei tea, viisin ta ilukirurgi juurde, see ütles, et lihtsam on vist saba taha õmmelda. Sõbrad on omavahel seal, et mul varast täna rahakott ära, raisk dokumendi, kõik sees ja perse küll. Politseid helistasid või? Jaa, helistasid, nad ütlesid, nemad pole võtnud. Käimas on suur karaoke võistlus ja tuleb üks tütarlaps lavale seal, laulab oma loo ära, rahvas on tükk aega nende kahinades, kahiseb vaikselt ja siis korraga joo, plaksutavad hullult, vilistavad, kisavad on ju, laula veel, tüdruk laulab sama laula uuesti teist korda ära. Rahvas jälle plaksutab, karjub, laula veel, 3. kord, 4 + 10 korda juba laulnud on ju. Tüdruk juba, no kurat, kaua ma võin laulda üldse sama laulu. Nii kui ära õpid. Jahimees on siis jahil ja korraga vaatab, väike tiik siukene kuskil võikene metsajärved ja part istub täpselt seal kalda ääres. Oi, raisk, selle võtan küll õnneks, et sinikael raisk. Oi, läheb vaikselt lähemale juba. Ei, kurat, astus kogemata kõrkile peal praksatus. No ei läinki ära, vedas. Veel lähemale. Kuule, pläd, selle võtan palja käega, raisk kaikaga annan pähe. Paneb püsi võtta kaika, saab lähemale, hakkab juba virutama. Part võtab pea tiivalt välja, ära praegu rapsi, ahven. Näkib või? Ei, suhu võtab. Milline on Soome ärimehe hommiku eine Tallinnat külastades? Irina 300, Purana 400. Istub üks tüüp arsti juures seal, ütleb, tehke suu lahti, öelge A ja ise nüüd räägite, et te pole varem arsti juures käinud, aga mandlid on ju ära opereeritud. Ei, selle ma kunagi, kui ma 7-aastane, ma ise tegin. Mismoodi ise? No ma sõin noaga herneid ja siis kogemata aevastasin. 1945. aastal, kui teine maailmasõda oli peaaegu läbi, jaapanlased ikkagi pusisid jälle vastu ja siis ameeriklased mõtlesid, et on nüüd vaja nendega ühe hoobil jokk teha, et kurat, kas viskame tuumapommi või saadame Chuck Norrise. Ja siis mõtlesid, et viskame ikkagi tuumapommi, see on vähe inimlikum. Riigi haigla operatsiooni laual siis, eks ju, seal üks mutike vedeleb maas ja ütleb, doktor, te vist unustasite seekord narkoosi panna. Ära pabla memm, kus nägema hakkab, mis ma suga praegu teen. Sa viskad ise pildi eest ära. No läheb ühesõnaga mingisugune noor tüüp, hästi silmad ähmased, jumala kõvasti kivis, läheb kuskile restorani, plärtsatab tooli peale maha, ütleb, et mis siis täna head pakutega? Kelner teeb menüü lahti, ütleb, üks moment, olgu, 2 tuupi. Küla lasteaias väike poist räägib teisele, et tead, mul on uus issi. Ja, aga kes siis? Jürka. See postiljon või? Kurat, peab sul, möödunud aastad oli meil päris lahe. 2 blondiini, üks helistab, tähendab, teise ütleb, kuulet vää, Tallinn-Pärnu maanteed hakatakse uuendama. Teine küsib, mis teed? Söön.
Miks ameeriklased nii palju ropendavad ja rämpsposti saadavad? No liigsöömisest tingitud kõhu kinnisus ei lase muul moel kogu peeru välja lasta. Siseneb siis mees pood ja ütleb, et palun mulle 2-liitrine turbodiisel ja pakk kondoome. No kuulge, mis te nüüd nalju, teile tuleb ju naine küll, võtke ka veini. Ma joon õlut siis, kui ta minema on juba läinud. Halloo, kas ilmajaam? Jah. Vaadake, ma seisan praegu Suure Munamäe tornis, et ega te ei oska öelda, kus poolt tuul on. Tuul on seal, Lõuna-Eestist. Tuul on loodest. Selge, kust ta tuleb edelasse järelikult. Mis on tulemuseks, kui ristata eesel ja kilpkonn? Kiivriga lätlane. Venemaal on siuke reklaam kuskil üleval. Helista 01, kui katus põleb. Helista 02, kui katust vaja. Helista 03, kui katus sõidab. 200-kilone vene vanamoor läheb, astub võlupeeglikise ette seina peal ja ütleb peegliki, kes on kaunim kogu maal. Peegl ütleb kasi eest ära, ma ei näe mitte sittagi. 2 sõpra ajavad juttu, üks ütleb teisele, et oled kuulnud seda vanasõna? Ütle mulle, kes oled sina ja mina ütlen, kes on su sõbrad. Mina olen pankur ja mina olen su sõber. Eestlane, somaallane ja venelane lähevad lõbumajja. Milleks? Eestlane nagu ikka lõbu otsima, somaallane koristama, venelane naisele tööle vastu. Niisiis on soe suvepäev ja randrahvast täis ja mingi väike mees jookseb ema juurde, et emme, kuule, ma tahan jälle merre minna. No, tule jumal appi, no kaua võib, sa alles kakasid ju. Suur ehituskaupade ladu ja ilgelt kaua aega töötanud lao juhataja tahab nagu puhkust võtta ja siis on vaja asendaja leida. Tükaga otsib ja leiabki ühe noore hakkaja tüübid, et Jaan nimi, et täitsa asjalik vend. Nädal aega õpetab seda välja kõik sinna tänne ja läheb puhkusele. Siis hakkab mõtlema, et kurjatega, äkki panin ikka pange, et äkki on mingi lapuhre. Helistab ise lattu ja moonutatud häälega, et vabandage palun, kas teil kuuselaua oksa aukusid on? Jaan, et ma lähen kohe vaatan laost järgi. See juba mõtleb, no nii, paningi pange, nüüd on siuke lammas sinna sattunud. Natuks aja pärast Jaan on tolutas. Vabandust, aga meil hetkel on otsas jah, kõik müüdi puuhobustele persaukudeks maha.